Meie reisiseltskond sai kokku Tallinna sadamas, kus meid ootasid meie giid Kaire, tiitreiside buss ja bussijuht Heiki. Reisisihiks keskaja päevad Gotlandil. Juba mõne tunni pärast olime Helsingis ja edasi viis tee Soome vanasse pealinna Turusse. Esimene tõsine peatus oli Turu toomkirik, kus meid ootas palju ajalugu, kaunid vitraažid ja Rootsi kuninganna haud. Kui eestlased kuulevad, et Soomes saab midagi ka tasuta, siis peavad nad seda ka saama. Nii käisime tasuta jõepraamiga sõitmas. Uhkes Turu lossis oleks olnud vaatamist terveks päevaks. Meil paraku aega nappis, sest ees ootas Rootsimaa. Märkamatult olimegi järgmisel hommikul juba Stockholmis. Edasi Balti paadipõgenike mälestuskivi nende omaaegses saabumiskohas. Järgnes jälle merereis ja juba olime vanas, uhkes, kõrgete müüridega Hansalinnas Visbys. Läbi värava kohe vanalinna, natukene kõndimist ja õige varsti oli näha, et hakkame jõudma kohale. Ja kohale me saime. Ühtäkki olimegi keset keskaja päevade melu. Kungen han gör lite som man vill. Donna bort lyssnar han inte till. Om natten och smyger han hem till värdshuset som gick och skall. Spelemällen drar den i känd. Kõige muude hulgas olid kohal ka Tartu kaupmehed. Han har Kristus ande i sig. Kirsiks tordil sai ehtne rüütliturniir. Ajaloos on juhtunud nii, et Visby linnarahvas ei ole alati hästi läbi saanud teiste Gotlandi elanikega. Nõnda siis võistlesid või võitlesid omavahel linnarahvas ja maarahvas. Kõige lõpuks olid kõik muidugi sõbrad. On ju teada, et kõik teed viivad Rooma. Nii läksime ka meie järgmisel hommikul külastama Rooma kloostri varemeid. Üks paljudest Gotlandi kirikutest.
tuulisel rannal ootas meid suur kivist trollipea. Raukarid, tuul, päike ja vesi on teinud aegade jooksul palju huvitavaid kunstiteoseid. Kunagi aastakümneid tagasi avastasid 3 hakkajat koolipoissi lummelundas koopad, mis osutusid ühtedeks pikimateks Euroopas. Nüüd saab nendes käia ekskursioonil. Aga soovi korral saab kummipaadis teha ka pikema ringi, kui meie seda tegime. Gotlandil on inimesed elanud juba ammustest aegadest ja siis elati just sellistes pikkmajades. Seitsmeteistkümnenda, 18. ja 19. sajandi eluoluga saime tutvuda Vabaõhumuuseumis. Selles väikeses, justkui mängutuulikus, peitis ennast töötoba, kus olid olemas nii treipink kui kreissaag. Ja selgus, et vanal ajal said mõned saarlased siiski ka pahategudega hakkama. Kuulsat Gotlandi käia võib tänapäeval näha ainult muuseumis. Lohutuseks tormus reisiseltskond esimesel võimalusel endale vähemalt luiskusid osta. Gotlandil on palju kauneid kirikuid. Kõige kaunim ja suursugusem on aga kindlasti Maria kirik Visbis. Ingrid ja Ingmar Bergmani haud väikesel Fårö saarel. Lõpuks saabus aeg lahkuda Gotlandilt ja meid ootas tormine meri ja Rootsimaa. Veel kord Stockholm, kuningaloss ja jalutuskäik vanalinnas. Väike, aga seekord täiesti sõbralik eestlaste külaskäik Sigtunasse. Ja imepisike Sigtuna raekoda. Lõpuks jälle laevale ning järgmisel hommikul oli horisondil juba tuttav Tallinna siluett.